olen Oliver ja lähme siis vahetame materjali, lähme puidu peale üle nüüd, ja ega mul siin väga sellist mingit enda kohta infot ei ole või sissejuhatust, et lähen otse asja kallale nii-öelda, et vaatame nii-öelda siis konkreetset mudelit ja räägin juurde ja siis saab võib-olla ka siin arutada mõnda küsimust. Et üldises pildis meil on siis siin puitkarkassmaja, selline näidismaja lihtsalt üks piimpaneliga tehtud siis RFM6 ja vaatame, mida meil siis siin vaadata on, et üldises pildis siis olen koostanud selle niimoodi, et siin teatud, paneme korraks sisse mingis deformatsioonid midagi, et vähe selgema pildi, saame aru, mis toimub. Et ütleme, et vahelaed põrandad, katuse elemendid on tehtud ise siis jäikusmaatriksina sisse defineeritud nad. Et lihtsalt kiiresti, ütlen ka seda korraks, et kui ma siin neid linnukesi vajutasin, et tundus internet olevat aeglane mingil põhjusel kuidagi seotud, et hangub natukene asi. Aga et siis olen ise sisestanud siit vastavat parameetri, kuhu mis vaja panna on seal, et kohe küsiks, et kust need väärtused? See on selline, seal on suur teadus, aga ega see nii hull ei ole, et leiab ka kirjandust, leiab ka Drupali enda kodulehelt infot, võin öelda, et räägib sellest ja eks me tuleme, vaikselt võime siin lõpus tagasi tulla, et siin on üldises pildis, siin ütleb ka pealkirja, et painevääne, eks ole, ja see nüüd nii-öelda meil on seinapaneel, eks ole, siis seinapaneel on meil koosneb ülemisest, alumisest õõst, eks ole, postidest ja nii-öelda siis plaatmaterjalist. Et antud juhul need, mis me siit näeme, on meil siis ülemine, alumine võõ, eks ole, ja puitpostid koos nii-öelda ka selle lõike jäikusega. Ja nüüd see alumine siin peal kirjutab ära meil ilusasti membrane, ehk siis valdavalt need asjad, mida me siin arutame või leiame, on siis nii-öelda konkreetselt see plaatmaterjal nagu nii-öelda tema parameetrid ja nii-öelda tugevusnäitajad asjad. Et väga lihtsalt esimese näitena võin ära öelda, et see D11, mis ta seal vastab meile, et oma olemuselt seal, et kui teooria kätte saab, siis seal on lihtsalt tegelikult E korda Y näiteks nii-öelda vastava seina, et kui meil on lihtsalt tavaline puitsein, eks ole, ma ei tea 4595, eks ole, leiad lihtsalt selle seina nii-öelda posti konkreetselt E korda Y väärtuse ja vastavalt sammule, mis sul seal sein on, eks ole, ja saadki sellise väärtuse siia endale. Et seal tegelikult midagi väga pöörast ei ole. Et leiab küll lubaliselt koduleheka infot tegelikult selle kohta täitsa okeilt, et saab selle. Et kui on jah, ütleme, mis jäikusmaatriksid on ise defineeritud siit, siis teine asi on meil, ta mõtleb, mõtlesin, et millegi juures Bob, fail on suur ka 5 mega. Giga tähendab. Et üldises pildis, et geomeetriast rääkides, kui piimpänelit kasutada, siis mida teha ei saa, on lihtsalt nüri ja teravnurgad. Teoreetiliselt saab Tiit näitas, eks ole, aga ütleme, et automaatselt nagu seda hetkel kõige mugavam teha siis ei oleks, et ei saaks. Ta on täisnurksed elemendid ja see, kas see element ise siis see sein on siin nüüd mingit pidi pööratud või mitte 45 kraadi 30, see nagu ei ole ka tähtis, et lihtsalt täisnurgad peavad elementidel igal pool olema. Mudeli koostades ülimalt tähtis näiteks, võtame korraks maha, et me tahame need teljestikud saada niimoodi jooksma, et kuskilt sisse paneme siit, ütleme
et kui me mudeli koostame, et kõik seinad, mis on kohakuti või mis, et need teljestikud meil sellest tahab saada membereid sisse praegust, okei. Tegelikult vist ei oleks vaja ka olnud, aga et see põhimõte on selles, et kui me vaatame siit teljestikku, siis me näeme, isegi teljestik, et see teljestik tuleb siis niimoodi, et me näeme, et kõik postid, asjad jääks meil võimalikult kohakuti. Et kui me hakkame ühe korra joonistama elementi vasakult paremale või paremalt vasakule ja nad ei ole sealt alt üles kohakuti välja, et siis lihtsalt üleüldine arvutuspilt aeg läheb päris pikaks. Et kohutavalt pikaks läheb see, et lõpuks paned cancel, et ei ole mõtet oodata enam seda asja. Et see teljestik on hästi tähtis, geomeetrias täisnurgad. Kui nüüd kasutame, vaatan korraks maha, ma tahan. Seal kahe selle ploki vahel. Ja, ütlen kohe ära, et see ei ole nii, et mul oleks siin kõik 100% õige. Mul on ka siin endal vigu, alati ei saagi teha ja on ka teadlikult kohad, kus mul nagu lihtsalt ta ei jooksegi. Et ülemine seina lühem, alumine pikem, mis iganes, et alati ei lähegi päris nii täpselt. Täpsustan seda ka, nagu sein niimoodi olla ükskõik kuidas. Point on selles, et vaata, kui sein trapetsi kujuline, et nagu see ülemine horisontaalne truss ei ole mitte horisontaalne, vaid on nagu kalde. Trapetsi kujuline selline probleem. Et see on nagu kuidas seinad nagu see on suva, lihtsalt see trapetsi kujuline seina planeerimine. Ma võin lihtsa kõrvale hüppe teha lihtsalt, et see selge oleks, vaatame kas ta seal korraks. Et see teljestikud kohakuti ju, et alati ei õnnestu, siis ei õnnestu, midagi teha ei ole. Et kui me korraks siit lihtsalt väike lihtne seinake, mis meil on X, kui ma tahan seda seina lihtsalt selles suhtes nagu roteitida, ei ole nagu, võtame ümber X-i. See nagu ei ole a la teema näiteks, et sa võid selle seina siit ära pöörata, kui vaja. Ja et selles suhtes ta arvutab selle samamoodi ära sul seal. Ja nii-öelda ka ümber Z-telje, siis ütleme püstise telje roteitida ja nii edasi, et seda nagu saab, et paneel ise, et sisenurgad, nii-öelda täisnurgad nagu. Et see on. Ja ta teeb ära, et mida me siis nii-öelda teha ei taha, eks ole, oli see, et tagasi korraks siit. Ei taha võtta nagu nii-öelda selles punktis kinni ja seda muuvida nurka ülesse siit, eks ole. Et seda me ei taha teha, siis ta läheb errorisse ära. Kaob ära, enam ta ei nagu genereeri seda nii-öelda siis. Korraldatakse ära. Mis mainin, et ametlikult pingid nõudne. Aga raha eest saab ju koostada. Nagu see europooleks 2. Korraks siit maha näitan. Europooleksid tulevad 27. märtsis. See on juba välja kuulutatud. Ei ammu on kogu aeg kuulutatud. Et siis tulles tagasi, et on maatriks elemendid ise tehtud ja beam-paneli elemendid ja kolmas elemendi tüüp, siin on nii-öelda pindelemendi tüüp, siis on meil ka need sinised, mis te näete, load transferid. Et antud juhul load transferiga siis, kui on selline genaaken siin, siis olen kasutanud antud juhul R-vindi. Sellest tulenevalt siis ei tohi meil olla et ma tahtsin mis ma et ühesõnaga, et tahtsin näidata seda, meelest R-vindiga olen kasutanud, siis ei tohi seinas auk olla, sa pead kinnise pinna tegema, on see aken või uks ja mis iganes, et see põhimõte lihtsalt, et siis
et nii-öelda tuuletunnel, eks ole, siis et pead lihtsalt, et kunstlikult on siis tegemist seal nii-öelda aknaga ees, et kui auku ei tohi olla, eks ole, muud midagi, et mingid üllatusi ka oli tuulekoormuse osas, see mis tuli Airbnbist? ei olnud, et selles suhtes tegi lihtsalt, ma isegi, kui me pealt vaatame korraks, siis me näeme, et see hoone näiteks on pööratud üks osa hoonest on lihtsalt nagu mingi 7-kraadise nurga all lihtsalt, et ma panin antud juhul lihtsalt 4 suunda, 0,90 ja 180, 270, et ma isegi ei hakanud hoonega nagu ristsuunas teda hetkel panema siin, et seda kriitilisemat olukorda leida, et lihtsalt, et see ei olegi tähtis, et see on lihtsalt niisugune. Kas sa selle protsessi juures kordagi Airbnb päriselt avasid ka või said ilusasti kõik siin? ei avanud, lihtsalt panen arvutama siit ja et avama ei peagi seda, et nii, siis vaatame korraks, mul on enda väikene punktikava siin ees, et alguses on lihtsalt natukene mudeldamise kohta infot, et mis probleemiks oli selline asi siin, et võtame siit, kui meil on nüüd piimpanel ise tagapinnas ja siis jookseb näiteks siit minu enda maatriks element jookseb sisse. Ta ei taha seda nii-öelda kokku linkida omavahel. Aga selleks, et siis kohe näitan, kui ta siit ära mõtleb. Et kui meil on siin nii-öelda sein taga, nüüd tuleb varikatus siit talle nii-öelda pihta ja ta ei ole päris nagu seal vahel laes, vaid on natuke kõrgemal, et siis selleks, et nüüd see varikatus ei käituks sildena siit punktist siia taha, siis tuleb ise kunstlikult tekitada piimpaneli postidele punktid peale ja siis ta lingib need sinna külge. Et muidu lihtsalt lõpuks tekivad sellised silded ja neid olukorda siin tekkis, on ka teisel pool seal maja. Et jälle matrix stiffness ütleb sulle, et unstable, et ebastabiilne, ära ei arvuta, mingit tulemusi ei saa. Et aga kui sa ei tea sellist asja, siis sa päris kaua jaurad sellega seal alguses, et mis toimub, kus toimub, et seda üldse kuidagi midagigi arvutama saada, et siis paned kõik hästi tummiseks. Ma ei tea, 1000 korda 1000 talad igale poole, siis hakkad midagi nägema ja siis hakkad kuskilt tagasi minema sammudega. Et jõuda selleni, et mis siin toimus ja siis mõtled lihtsalt, et tegelikult oli vaja piimpanel sisse lülitada, minna posti peale ja teha talle lihtsalt üks nii-öelda teatud kõrgusele paned nõud ja siis ta tekitab nii-öelda selle punkti, kuhu ta siis külge ennast haagib. Ja kuhu teda külge ei haagi, on siis nii-öelda selle piimpaneli surface'id või antud juhul isegi, kui meil on see mitte piimpaneli surface, vaid üldine nii-öelda korraks surface, siis et ka selle tagumise pika paneeli külge, et keset surface'id punkti ta millegipärast külge lihtsalt ei lingi, ei omanda ära, ei võtta sisse ja integreeri ja ei saagi arutama, et paned siia punkti ots vaju pikka alla, et konkreetselt postidesse lihtsalt sellised mudeldamise asjad, et kui ei tea, siis on päris palju tegemist seal, ütleme nii. Jah, et veel üks tähtis asi, kui meil juhtuvad olema mingid silded, vekseltalad, asjad kuskile toetavad. Näiteks paneme korraks siit, tahaks lülitada siit, paneme selle peale, saame äkki vähe paremini. Jätame. Ma ei oodanud, et ta nii aeglane siin on. Ikka video peale lootma nagu. Millest see tuleb nagu, et sul on midagi läbi neti või? Läbi neti on jah, siin on wifi, vaata siis ma ei tea, see download kiirus, mis siin on või ma ei tea, mis iganes, et miks ta niimoodi teeb. Äkki oleks siis preseka pidanud segetale panema? Noh. Ei, ma ütle, kuidas nagu kontoris töötate, ma küsiks kohe juurde. Kontoris on ka üle pilve nagu failik.
ei, need on arvutis mul seal nii-öelda ja laud nii-öelda laeb eraldi lihtsalt siis pärast pilve ülesse arvutist, selle sama arvuti pealt ikka. Kuule, aga läppari laadija taga ei ole, äkki ta on selle arvad selle pärast või? 10 prossa prose võimsuse peal või midagi sellist. Okei, ma võin panna ta arvuti taha. Et kui meil on kuskil, läheb keeruliseks näidata. Võtame siis juba selle. Ütleme, et meil on olukord, kus siin põrandatala, eks ole, et hakkab toetuma meil nii-öelda sellesse piimpanelisse sisse. Et see tuleb suur koormus ja selleks, et siis see piimpanel üldse midagi sa suudaks arvutada, kui seal on standard mingine, mis iganes 45-145 sees, et need pinged jõud, mis siin tekivad, et jälle on meil lõpuks jäikusmaatriks ebastabiilne ja seda ei saa arvutama seal, et siis tuleb ise skeemi hinnata, vaadata, kus punkte, mis tekib ja hakata lisama käsitsi posti sisse. Et või teine lahendus on ka, et sa võid hakata enda piimpaneleid seal nii-öelda poolitama, tegema hästi palju seinu, aga reaalselt võib-olla see sein päriselus ei toodeta niimoodi, et see muudab ka seal natukene olukorda. Et ja ma näitan korraks, et lihtsalt selle postipakettide lisamine teatud punktide alla, et see on suht hädavajalik samamoodi, et see asi lihtsalt arvutama hakkaks üldse. Tuleb selline kena vaade. Raske aru saada, et ma lülitan sisse, et piimpanel genereerib ise endale automaatselt riigid jäigad siuksed ühendus siis liigendid, mis on nii-öelda need punased vaardakesed, mis te siin näete. Kõige lihtsam on siis teha sellist asja, et selekteerid selle posti kõrval olevasid need liigendid ja lihtsalt oled varasemalt siis endale mingi punkti ette teinud ja lihtsalt copy-pasted õigesti nii-öelda sellesse ristuva põrandatala alla ja need peab eraldi seal käsitsi jooned, mis meil nüüd tekivad, samamoodi linkima käsitsi teatud piimpaneli külge sisse, et ta võtaks mingi joone siia külge. Et muidu ta ütleb jälle seal, et ei omanda ei tee ja nii edasi, et ütleme, et nii riigid link tuleb kindlasti välja võtta, aga muidu siis ta on eriti aeglane. Et üldises pildis ja ütleme, siis on liigendid line in design release'id, mis meil siin on, et nende defineerimine, eks ole, et korraks siit hästi ära. Et selline kuldne reegel enam-vähem võiks seal olla, et ta ei pea olema, kui me kasutame seda väärtust 1 pettena, eks ole. Aga kui ma räägin, et kui on mis iganes 3 pindelementi, eks ole, näiteks siis on meil 2 liigendit, kui seal on mingi tala sees on, siis tuleb sinna line release talale külge. Näiteks nii-öelda siis antud juhul, kui siin on see talake siin meil on, siin on meil tala, et katusepinnad, siin muidugi nüüd ongi katusepinnaga ainult selle, et need võiks olla ikka seal kindlasti sees, muidu me lihtsalt lööme, kõik on jäik ja nii edasi, et kõik kandub ilusti üle, aga puitmajastusel on üsna pehme tõenäoliselt siis. Et vähemalt me võiksime lasta selle momendi lahti ümber X-i siis ja see väärtus siin 1, et siis kui te panete sinna 0, et me üldse nagu, me ei saa päris 0 panna, et mitte midagi üle ei kanna, siis ta lihtsalt ei arvuta ära lõpuks, et kui ta on sul väga väike skeem, eks ole, siis ta tõenäoliselt arvutab nii suur skeem, et siis ta hakkab jälle viskama jäikusmaatriksi ebastabiilsuse erroreid. XY võiks absoluutselt lisada, oleks veel korrektsem, veel parem. Deformatsioonisooned muutuvad, eks ole. Et aga seda vaatame pärast seal tugede peal korraks. Et jah, et üldises pildis mina esimese asjana alati
võtan alati selle auto connect line'i, mis siin on, võtan maha. Kui Surface'id teed, siis pärast siin on neid jooni nii palju ja kui sa pead hakkama lisama käsitsi line hinge, siis on sul päris palju jooni, sa võid seal trikitada, teha, kuidas iganes ja selektida neid, midagi sisse välja lülitada, aga lõpuks on neid nii palju ja siin on ka kõige väiksemad on 5 millimeetrit, lõpuks sa lihtsalt ei ole võimeline neid leidma, eristama, et kui sa oled pinnad kõik ära teinud, line hinge'id, line release'id ära paika sättinud, siis selektid kõik kogu mudeli üle, lihtsalt paned korraks siia connect lines ja saad oma plausibility checki selles osas paika nagu päris lõpus, et muidu sa jäädki siin noppima neid tuhandeid jooni nagu, et või märkima, et selline huvitav asi tuli siit välja, näitan, et näiteks oma tiiras kipsplaatidega, et välisseinad on osp, antud juhul hoonel, seest on kipsid. Andmelehe mõistes, okei, siin on olemas, et ühesõnaga näiteks tõmme tugevus. Firmad selline olemas, võtame siit mingi standard GKF-i. Juhtub selline asi, et me vaatame, et topsti 0 on siin. Me näeme ka, et all on veel mingine 0. Siin on 0. Ja kui sa ootad, et sa mingit tulemust saaks, siis sa ei saa. Sa saad ainult erroreid jälle sealt, et sa vaatad, et mis värk on. Et siis... Firmastel on teistmoodi materjali ka. Selles mõttes ei ole kartpindadega, vaid on kiudarmeeritud. Jah. Et iseenesest võin öelda, et antud juhul, kui see on GKF midagi, tekib küsimus, kas siis kipsiga jägastatud majad, et on mingi error, et ei ole, et lihtsalt andmelehel tootja poolt küsid, sest sa saad suurusjärgus sellised, ma arvan, seal 0,5 kuni 2 Newtonit millimeetri kohta selliseid väärtusi olenevad seal tootjast. Et aga siit, kui sa sisse paned, selle oleks, et sul ei ole seda, et sa pead selle ise siis tekitama lehe korraks ja et sul oleks. Et lihtsalt alguses ei tea seda, siis on sul lihtsalt error jälle, et mõtled, et lõpuks neid errori võimalusi nii palju, et sa ei saagi seda asja arutama üks hetk nagu, et kui sa ei tea neid asju nagu. Et see on see põhimõte lihtsalt päris kaua on see puhitud. Ja, vot siin oli hea asi ka jälle, et nüüd, kui me tahame ise, ma ei tea, kumb on, et see, kui me tahame defineerida ise nüüd nii-öelda seinapaneelis kinnitit, et vaatan, kus meil siin on piimpanel siin. Nii, ma korraks näitan, et see on siis standardolukord, kus me valime, et eks ole, nael, see, paned oma mõõdud. Nad olen teadlikult pannud sellised imelikud mõõdud, ma näitan miks. Et üldises pildis siin on igasugused piirangud ka meil, et näiteks kui praegust ütleb 3, et ma võin öelda seda, et võtame korraks siit selle kohta, ta võiks öelda meile. Okei, ma vahepeal modifitseerisin. Et enamasti lihtsalt seal paaril videol, mis meil internetis on, kõlab, et kasuta KSR-i user defined, et on hästi, aga siis hakkas tegema, vaatad, mitte päris. Aga see oli lihtsalt õnneks väikene, ma ei tea, enda rumalus võib-olla mitte, aga tahame sellise kena warningu, mis ta ütleb meile, see on siin, et geomeetri parameetrid out of recommended range, et saad sellise teavituse siia, et jah, muudame korraks kiiresti, piimpenene, muudame talle nüüd selle teise peale. Paneme siia sellise user define ja vaatame, mis user define siin on. Et nüüd ongi siin jah, tähtis on see, et te peate, et siit ei saa valida user define'ist, ei saagi mitte midagi, saate jälle errorid ainult. Te peate, isegi kui sul on tegemist seal mingise kruviga, sa saad valida nail või staple praegu, et siis läheme nailiga ja siis saad valida siit user defined stiffness'id, mida defineerida nii-öelda, eks ole. Siis paned oma parameetrid asjad, mis iganes kinnitusel on läbimõõdud, et
üldises pildis selle springi nii-öelda defineerimine X-Y suunas, seal olid Z antud juhul siis. Et ega seal vist midagi väga, et see meie tavaline KSR Eurokoodeks 5, eks ole, et saame siit väärtuse ja selle samuse väärtuse lihtsalt jagame sammuga läbi nii-öelda, et ta võib näidata, aga tegelikult seal on ka, selle kohta on ka Trubalil endal seal selgitus olemas, minu lähenemine natukene võib-olla universaalsem, mis iganes meil seal on, see on nüüd, ma ei tea, mis näitajad seal on, et kui ta on meil siin väärtus on meil, et see, kas ta on Newton millimeeter või kilonewton meeter on sama asi, et ma jagan ta lihtsalt punkt 200, kinnitan 200 sammuga jagan läbi, sain jooksvale meetrile või selle ruutmeetri peale sellise 31 000 siis väärtuseks, et selle 31 000 lihtsalt sisestangi nii-öelda siia, antud juhul on mul mingi suvaline näide 9000 seal, et mis iganes läbimõõt oli, siis seal, ta ongi väike läbimõõt, tegelikult oli tal seal 2,5-3, mis ta oli seal, et mitte 6. Jah, et kui paneme korraks sellega arutama, et algselt ei saanud valida user define'i, vaid sa pead naili või selle staple ikkagi valima, muidu on jälle, et ta lihtsalt ei arvuta midagi. Et okei, aeg on arvata nii. Näeme, et siin mingid asjad muutuvad, eks, et aga lihtsalt antud juhul siis error kaob ära, et see, mis iganes mõõtmed asjad seal on, et aga et tahaks siis tihedamat sammu, eks ole, muudad natuke, paned sinna jäikust juurde XY suunas ja Z oli seal antud juhul. Saad murest lahti, ehk siis ka reaalselt, kas ongi tummisem kinniti või tihedam samm või mis iganes seal on siis, et jagad. Lihtsalt näitame kolmatoolu korraga ära, seal tekib veel user define'ist tekib, jah, et kui ongi selline olukord, nüüd algselt alustad sellega, et connection type paned, tahad ise defineerida, et ma ei tea, mõni võib-olla leiab, et ei ole nagu keeruline mõista seda sealt, aga siis sa saad veel sealt non-designable, ütleb sulle siis ära, et nii ongi, et punane ja nii ongi, et siis jah, et kui tahad ise defineerida, siis ise defineerimise tüüp sa pead valima siia selle ette, et sa ei saa siit alustada sellega. Et korraks see on niimoodi läbipandid, jah. Üldises pildis, et beam-panelis endas nii-öelda siis plaatmaterjal, mis meil on, sellele tuleb määrata samamoodi piir läbipaindud, et kui sa seda ei tee, ta paneb automaatselt seal miinimum boundary ja tihti juhtub nii, et miinimum boundary on 20 millimeetrit ja siis seda jagada seal mingi selle referentspikkusele midagi, et siis on seal plaadi koormatus mingi 7000%. Et ja jälle, kui sa seda algselt ära ei defineeri, sul ongi seal 9000, 10 000, arvutama ei saa seda asja lihtsalt ja jaurad seal. Et aga kohe alguses tuleks need seal ära määrata. Kui ma võtan siit lahti nüüd konkreetselt siis just selle ühe, näiteks 1200 pinnaga peaks ta siin olema ja ei, see on suur. Vot see. Jah, et need järjest ridamisi lähevad siit, et need konkreetsed lihtsalt ütleme, vaatame seda alumist olukorda, et sa saad selektida neid lihtsam muidugi, et lihtsalt, et kui sa sinna seda ise siit ei pane korraks, siis ta panebki sulle sealt kas 1200 või mis iganes sul kõrgus miinimum või maksimum on ja ka siis sa saad erroreid, mul on pannud siia 5000 on ju. Et saaks arvutama või mitte, aga nüüd selline tekib hea küsimus üldse üldises pildis.
et kui näiteks, kui vaatame, panen niimoodi, et paneme siit deformatsiooni sisse, vaatame, mis ta meil on Y suunas seal. Võtame siit tuul on, mis ta on 270. Ma tahan korraks neid nõude sealt maha saada. See pani juurde, siis on meil mõtlen, kas see on sellise, vaata just, sorasin, et ta on siin, ta ei ole surfist, on meil, jah, sorry, saame. Ühesõnaga, et ütleme nii, et suurendame korraks lihtsalt, et sorry. No siin on ainult tuul praegust jah, et kui nüüd ta puhub meil selle seina reaalselt siit sisse niimoodi otsast tuul, et siis kuidas määrata konkreetselt, mis võiks olla siis selle keskmisele pindelemendile, ütleme konkreetselt, see on siis see plaat nii-öelda, deflection, et kas võtta hoone kõrguse järgi H5 sajandikku, panna piir siia, mis iganes ta tuleks, seal siis võib olla mingi 3000, 2000, mis iganes. Kas võtta seina enda kinnituspunktist teise kinnituspunkti, distants, ma ei tea, seal, mis ta on siin 4-5 meetrit, et mille järgi üldse nagu määrata siis sellele katteplaadile, plaatmaterjalile seda deflectioni nii-öelda piir läbipainde väärtust. Et kui, ma ei tea, keegi teab, kas Eurokoodeks siis ütle meile konkreetselt, mille järgi seda määrata, siis võiks mulle öelda, sest ma ise nagu ei tea. Ta peaks niimoodi olema, et kui on nagu plaatis, vaatad nagu lokaalselt plaadi hinna suhtes, kui on nagu globaalne olukord, siis sa vaatad tervikuna, et siis on sul kogu see süsteem ja siis sa vaatad seda hoone kõrgust või siis põikseinte vahelist. Punkti või kõrgust, jah. Jah, seda plaati, siis seal on pigem see nõue tuleb täpselt mõlkumise ja nende teemist, et seal on seda teema sinna SLS-i sisse lõpetatud. Siis vaatad, et lokaalselt. Okei, jah, kohe viis nii. Siis suuruseme edasi ja võtame selle viimase punkti korraks ära, et vaatame seal lihtsalt tugede defineerime ka, et kui anda päris väike tugi lihtsalt, et võtame, et Z-suunas kõik üles vastu, et ta üldse seal deformatsiooni ei lase, siis kindlasti vähem jõudu jõuab ka seintesse edasi sinna ja paneelidesse, need konkreetselt plaatmaterjalidesse jõuab vähem jõudu. Ja teed ühe mudeli, muudad ära, siis näed kohe erinevust, et kui algselt oli kõik roheline, siis pärast vaatad, et seal 20 plaati on punased juba, et see toe defineerimine Z-is, Y-is, et see määrab ilusti seal tulemusi lõpuks. Et jah, et toe määramisest samamoodi põhimõtteliselt on tegemist seal X-Y suunas KSR-iga vastavalt sammule. Ja kui on Z-suunas globaalses mõistes kõrgusesse, siis vastavalt seal kinnitile, võib-olla sul on kinnitusdetail, nii-öelda ankurdusdetail, mis tõmbab teda seina nurkadest maha, eks ole, siis lihtsalt korrutad oma tüki arvu seal nii-öelda selle läbi ja saad selle tulemuse sealt, aga kui on ilma nii-öelda ankurdusdetailideta, siis et üldiselt levinud arusaam, et alati jäikusseinad peavad olema nii-öelda nende jäikusankrutega maha tõmmata hold down'idega. Aga mina tean, et ta päris nii ei pea olema, et sõltub sellest, kuidas omakaal mängib. Kui on piisavalt omakaalu, siis ei ole vaja ja võid minna täitsa tuimalt, paned ainult jooksval meetri brussi, et vastavalt siis, kas sul on siis linder pead, mis iganes sul on, samamoodi
leiad oma pindala, mis määrab elastusristi kiudu puidul näiteks seal pindala, jagad selle kõrgusega läbi, saad väärtuse siit ja topid ilusti endale programmi sisse ja see muudab päris palju. Et algselt oli roheline, pärast oli punane. Päris paljud asjad olid see niimoodi, et nendel tugedel on tähtsus seal. Ja aeg on ammu ilma, just ma ei tea mõõdas seal, et ega nii ongi. Et ja seal midagi väga... Kas maja on tornado kindel? Kuidas? Kas maja on tornado kindel? Nii nagu puitmajad on, ma ei oska öelda. Ja mõtled lähtudes Ameerikas olevate standarditega, kuidas nagu need elemendid omavahel seotakse. Nagu nii jäigalt omavahel ühendatakse kuni vundamendini välja. Ei hakka kuskist otsast lendama. Ja, no. Ma võin öelda, et on küll tornado kindel, sest ta ei ole sinna projekteeritud. Ja, et see... Vulkaanikindel ka. Et jah, et kõik need postid asjad, et need on siin ilusti üks asi, et noh, lihtsalt korraks näeme, et siin midagi, SLS-id on siin enam-vähem okei, et siis midagi meil siin toimub, et hea küll, ega seal on vajutad peale, näitab ära sulle, mis sul on, eks ole, näed postiga siin stability, tahab suuremat ristlõiget muudad ära ja korras. Nii ongi. Kõik läbi. Muidu oli piisavalt jäik maja või? Ei, okei, selles tuulekoormus oli nii väike, et see ei olnud üldse teemat. Sein oli siin tegelikult nii palju, et siin ei ole... Mingi 0,56 seal ruudule midagi... Aga kus see maja asub? No ütleme nii, et Rootsis. Et paremalt näed ära 0,68 on siin antud suunas nagu, et noh, normatiivne nii-öelda ilmaosaruteoorias, et 0,7. Ma ise pole kunagi gipsplaati arvutades lisanud, et kas see on nagu elemendi enda lokaalse stabiilsuse tagamiseks või see kogu hoone globaalselt või miks see gipsplaadi jäikus mille jaoks? Et sa võid, kui sa lihtsalt hoonet jäigastad puithoonete puhul, et tüüpiliselt on sul, ma ei tea, on võib-olla riskis puit, siis ei ole, on ju plaatmaterjal, on teisel juhul, ma ei tea, OSB, mingid muud plaatmaterjali puitus fineerid ja lihtsalt kipsiga saad ka jäigastada. Sa võid kipsiga ka jäigastada. Aga selle saab maha võtta? Ja, sa ise valid, mis materjali, mis seinas sa kasutad, et selles suhtes. Aga seda niimoodi ei vaadanud, kui võtaks kipsi täiesti maha, et ei arvesta, siis läheb käest ära. Ei, no siis... Midagi pead, jah, okei. Et kuhugi midagi. Kui sul plaatmaterjali nagu ei ole või sa ei kasuta, siis ta ei saagi jäigastada, noh, ei olegi ju, siis ta ei ole, ta jäigastada. Ei, diagonaal ei ole. Diagonaalidest üldse mina kui teil on võib-olla mingi liimpuid konstruktsioonid suuremad, siis on nagu okei diagonaalid jäigastada teha. Puit, karkassmaast diagonaale kasutada, mina väga ei kasutaks, et see reaalne otsa kiu muljumine, mis sul tekib vastu sealt siis, kui ta sinna maha jookseb, et see on nii väike pindala, et ma olen üsna kindel, et väga jämedalt öelduna piirina, kui sul sinna vardasse tuleb 10 kilonewtonit, sul tuleb rohkem rohkem sinna, aga see piir on 10 kilonewtonit, sul tuleb, ma arvan, sinna neid oluliselt rohkem seda jõudu, et enamast ei ole seda kohta, kuhu diagonaali toppida, ma ei soovitaks väga seda kasutada üldse. Et sest ma ei usu, et keegi seda seal Solidis ülevaatab ja teeb, et täpselt risti piki kiudu ja nii edasi, ja kui sa seda teed, mida ma olen teinud, siis sa jõuad tulemuseni, et ära tee. On see tulemus. Kuna ma ütlesin, et alguses need errorid olid nii suured, et üldse arvutama saada seda, siis ma olen siin teinud mitu kuud tööd, et seda üldse saada siia arvutama niimoodi nagu lõpuks on asjad selged. Ei on.
et teed ära maja, sa teed selle, noh, ma ei hakka ütlema, kui kiiresti sisse, aga sa teed selle naksti ära ja saad tulemusi niimoodi vaadata, et noh, et see on nagu ikkagi, see muudad sammu, arvutad ära korraks, on hetkega, et see jah, praegu panen arvutama, ta arvutab mul 50 minutit, aga lihtsamad erakad seal 1-2 korrust, see läheb kähku nagu, et igal juhul. Praegu küll ühtegi teraslahendust ei ole. Teraslahendus, mis mõttes? Ma mõtlen siia sisse pannud. Ei, kõik on puit jah, kõik on puit, et ja. Aga kui see on teraslahendused sees, siis kui see arvetamine. Eks ta siis tõenäoliselt. Eks sa joonistad sisse ja nii nagu on, et kui on puitmaterjal, puitristlõige, teed terase, võtad memberid, asjad on sisse, vastavalt ühendusliigend hingid sisse ja täpselt nii arvutabki, et ega mis, kus tal pääsu on selles suhtes nagu. Jäigalt ei ühendada, et ikkagi järeleandusega kontaktime. Okei, anname Illimarile ka võimalus. Jah, eks jah. Ja mul on vaja ka veel jõuda. Tõmban lihtsalt tagant ära, kas midagi just lahetan. Jah, vabandust. Ja suured tänud, ma annan sulle väikse meenega kaasa. Jah, näid jah.